Irma tuli maalt linna. Tal polnud enam kodu ega perekonda. Ainult lootus, et kusagil ootab uus algus. Ta oli kuulnud, et linnas saab inimene ise oma elu valida. Töö, kodu ja võib-olla isegi armastus. Aga linn ei küsi, mida sa tahad. Ta annab ja võtab omal moel. Tere sulle! Irma, kelle? Kuidas sul läinud on? Nii hästi, tead, ema tõi maalt süüa ka kaasa. Lähme sööma. Lähme sööma. Linn võttis Irma vastu vaikides. Kõik tema ümber oli uus. Inimesed, tänavad ja eluviis, millega ta polnud harjunud. Ta ei teadnud, et just siin algab lugu, mis muudab kõige. Nii tema elu kui ka ta südame. Ma tahan tööle pakkuda Irmat. Ta on väga tubli ja täpne ja vaikne inimene. Siin on täpsus kallim kui sõprus. Ma tean ja oska, aga ma päriselt tahan õppida. Siin õpitakse tööga, mitte sõnadega. Aga inimesed armastavad, isegi kui nad teeklevad vastupidist. Peale tööpäeva kutsus Rudolf Irma oma majja teenriks. Irma võttis pakkumise vastu. Tema arvas, et see on aus töö, millega kaasneb ka kindel peavari. Näed, siin on sinu tuba, kus sa saad enda aega veeta. Väga ilus. Mulle väga meeldib. Majas oli vaikne ja korras. Ta oli viisakas ja tagasihoidlik. Tegi oma tööd ega sekkunud teiste ellu. Aga Rudolf jälgis seda üha rohkem. Tema pilgus oli midagi, mida Irma ei osanud veel tõlgendada. Jälle sa oled siin üksi. Miks? No töö vajab tegemist ja eks üksi olemine ka hea. Tead, vahepeal vaikus karjubki rahu ja vaikuses on hea olla vahepeal. Mulle meeldib üksi olemine. Tead, Irma, sa tood siia midagi, mida siin pole varem olnud headust. No öeldaksegi, et headus on nõrged asi. Siis jäta see mulle ja sina jää iseendaks. Pärast seda, kui nad rääkisid, jäi Irma mõtlema. Rudolfi pilgus oli midagi, mis pani teda end turvaliselt tundma. Talle meeldis, kuidas Rudolf talle otsa vaatas. Ta lihtsalt ei teadnud veel, mida see pilk endaga kaasa toob. Huvitav, kuidas üldse siia tööle sai? No Rudolfil on iga vastu uus neiu. Ja. On küll. On tõesti. Mis ta oli? Vaata, kus vaatad teda. Tead, sa täitsid nagu sa ei kardaks hukkuda. Kardan ikka, aga vahel ongi kergem, keegi mind hoiab. Tead, tule korra. Tead, Irma, ma armastan sind. Aga mina armastan sind ka. Aga kas sa ei tahaks tulla tallu perenaiseks? Aga äkki abi ei tunne siis? Pärast abiellumist oli Irmal tõesti hea meel. Ta uskus, et Rudolf ongi see õige inimene, keda ta oli nii kaua oodanud. Kõik tundus lõpuks paigas, aga Irma ei teadnud veel, milline Rudolf tegelikult on. No palju õnne pulmad. Aitäh! Nii tore on sind jälle näha. Keegi on ka kaasas ja kõik, et lähme nüüd peole edasi. Vau, tere! Tere! Vau! Ja tere! No nii, tule vaatame muud kööki. Jaa. No, vau, milline vaade sul siin on ja. Vaata, kõik on nii uus ja uhke. No väga ilus. Lähen vaatan teised külased ka üle. Hea siis. Nii, ma vaatan veel ringi siin ja, et no. Oi, Nanni, sa oled nii ilus välja täna. Okei. Tule. Sa oled mingi vastik inimene. Nanni, palun ära Irmale ütle, palun. Irma, sa pead mind uskuma.
Rudolf üritas mind ahistada. mina ei usu seda juttu. Irma ei tahtnud Lonni juttu uskuda. Rudolf oli tema mees, tema lootus, tema turvalisus. Aga mida rohkem ta vaikuses istus, seda valjemaks muutusid ta mõtted. Mis siis, kui Lonni ei valetanudki mulle? Mis siis, kui kõik, mida uskusin, ongi vale? mis siin toimub? Mine ära siit. Mis? Sel hetkel nägi Irma seda, mida ta ei tahtnud uskuda. Rudolf polnud lojaalne ega aus mees. Kõik need sõnad ja pilgud, mis ükskord tundusid siirad, olid nüüd tühjad. Ja korraga ta mõistis, võib-olla Lonni polnudki valetanud. Irma, palun anna mulle andeks. ma tegelikult ei hooli sellest, ma ikka just armastan sind. Okei, aga mul on sul midagi öelda. Ma lähen 8 päevaks linna. see on väga okei. Pärast Rudolfi lahkumist jäi Irma majja üksi. Vaikus polnud enam rahulik, vaid täis mõtteid, mida Irma ei jaksanud kanda. Laual ootas kiri. Rudolf oli kirjutanud, et ta ikka armastab Irmat ja et kui temaga peaks midagi juhtuma, siis ei tohi keegi selles Irmat süüdistada. Irma, ma tõin sulle lilled. ma ei taha su lilli. Miks? ma ei taha neid. Edi oli püüdnud rääkida. Ta ütles Rudolfile, et see, mida ta teeb, ei ole õige. Aga mõni inimene ei kuule enne, kui on juba liiga hilja. Ja siis ei jää enam muud kui vaikus. Seesama vaikus, mis jääb alles pärast kõiki valesid ja kaotusi. Irma oli väsinud, mitte ainult päevadest ja öödest, vaid kõigist mõtetest, mida ta enam kanda ei jaksanud. Keha andis lõpuks järele ja kui ta kukkus, oli maailm korraks vaikne, just kui ka tema ümber oleks kõik mõistnud, et nüüd on piisav. Ma ütlesin, et see mees toob sulle valu. Aga see on ju väärt seda, kui see on päris. Kas üks hetk on väärt kogu ülejäänud elu? Kui ma seda päriselt tunnen, siis kindlasti on. Sa oled liiga puhas maailma jaoks, kus inimesed määrduvad armastuse nimel. Haiglas oli vaikus teistsugune kui varem. Mitte tühi, vaid lõplik, nagu inimene, kes on lõpuks mõistnud. Irma ei otsinud enam õigust ega põhjuseid. Ta lihtsalt oli. Ja võib-olla oligi see lõpuks see rahu, mida ta kogu aeg taga ajas.